Šveiki Riigast. Ühesõnaga, palun vabandust, ma valetasin kõigile eelmise video lõpus, ma ütlesin, et me ei tule Riiga, aga mul on sellised tujud ja tunded ja siis me ikkagi tulime Riiga, sest see rada on hästi lahe ja ma mõtlesin, et tahaks seda siis ikkagi sõita ja tulime. Ja Rassilast tõi rehve ka alles, nii et sobis, matchis ära. Jälle põristavad tausta. Aga ühesõnaga, mis meil täna kavas on? Meil on varsti hakkab trenn, siis on meil mingisugune paus, meil on veel üks trenn ja siis õhtul 8 paiku on kvalifikatsioonisõidud. Hetkel lubab, et läheb jälle kvalifikatsioonideks vihmaseks, aga me oleme see aasta valmistunud selleks, võtsime lausa isegi vihmarehvid kaasa, et saame neid siis äkki esimene kord proovida ja vaatame, mis saab. Loodetavasti saab homsesse päeva edasi ilusti ja siis vaatame. Aga kõigepealt tuleb need trennidki üle elada, et see on ikkagi, see rada on nagu, see on äge, aga see on karm. Nii et vaatame, teeme trenniringid ära ja siis äkki on meil midagi näidata ka. On ju? Ära tee! See läks katki ka. Ei läinud. Läks küll. Ise sa oled katki. Terve. Sa oled valmis. Meil on nii igav. Me sõitsime ära oma trenni. Trenn oli hästi lahe. Mulle nagu räigelt meeldis trenn. Kuivas, väga mõnus. Entrid, värgid, särgid, kõik toimis ülilahe seina äärde. Mega. Aga siis meil nüüd on pro kvalifikatsioon on vahepeal ja no mitte midagi pole teha. Vihma sadas vahepeal, nüüd jälle kuivab, varsti tuleb vist jälle kogu maakera vihm. Nii et me vaatame, mis siin saab, sest praegu on räigelt igav. On ju? No kuivas saime trenni vähemalt selles mõttes, et hea rajatunde sai kätte. Nagu eelmise aastaga võrdlus lihtsalt olemas kevadist, siis nagu... Ei no, eelmise aastaga ei ole see võrreldav. Eelmine aasta oli ikkagi, noh, oli sita nikeris. Et see aasta oli ikkagi, noh, entry ilma ei, väga okei oli. Ma arvan, et nii-öelda need esimesed paar trenniringi olid juba päris head. Ja ma loodan lihtsalt nüüd seda, et kui tõesti kvalli ajal sajab, et see teine trenn vihmast, siis saaks ikkagi proovida asjad ära, nii nagu nad olema peavad, on ju. No jah, loodame, et vähemalt siis, et kas siis olgu nüüd kogu aeg kuiv või siis, kui sajab, siis sadagu kogu aeg. Mingit vahepealset versiooni me ei taha. See, mis proos praegu toimub siin palli teise ringide ajal või isegi esimese poole peal päris rõve ja nagu niimoodi ei tahaks sõita. Et pigem olgu nagu täitsa märg ja siis on hea olla.
Siuke pätsi ei meeldi. Inimesed, kes on vaadanud driftidest, nad teavad, et see on kõige hullem asi, mis olla saab. Aga vihma jaoks me oleme ju valmistunud selles mõttes. Ja kui see hetk kätte jõuab, siis me näitame teile, kuidas me valmistusime vihmaks. Ja, no ma arvan, et me oleme paremini valmis kui eelmine aasta. Jah, selles mõttes, et eelmisest aastast me võtsime väga palju õppetunde. See aasta on kõik need õppetunnid kaasas. Õppetunnid on kaasas. Kõik on seotud vihmaga, need õppetunnid. Aga enne ei pane midagi, kui päriselt saab. Ei. Ja kui teil on häid soovitusi, kuidas veeta 3 tundi aega selliselt, et ei oleks igav, siis pane alla kommentaaridesse kirja ja järgmine kord teada. Kui see video saab rohkem vaatama, kui eelmine kord, siis me võtame Lightsesse simulaatorid kaasa. Julge claim. Jah, võtame. Joonas võtab Lightsesse simulaatori kaasa. Siis on midagi teha vähemalt see aeg, nagu seda istumisaega on liiga palju. Too much. Okei, lähme siis varsti teeme jälle trenni ja siis peale trenni on kohe kvalifikatsioonid otsa, et siis ei ole õnneks seda passimist nii palju ja saab sooja kerega sõitma minna. Nii et let's hit it! Cut! Nu neko, tiesnešiem labāks ēgļu acis nekā man. Tikmēr Kārlis Ander Jonsson trasē, so next one up Kārlis Ander Jonsson. Beautiful looking BMW E92. Beautiful sounding as well. Hitting almost all the zones. Quite solid run there by Kārlis Ander Jonsson, really close to the wall. Keeping it together. And nicely done there by Kārlis Ander Jonsson. And it's 77 points for Kārlis Ander Jonsson, 77 punkti. Iekļūt 3 divniekā vismaz šobrīd, un Kārlis Ander Jonsson kā nākamais. Next one up Kārlis Ander Jonsson from Estonia. Let's see how he will do in his second qualifying. Good initiation there. Going really wide there, but not too wide. That's nice to see. Perfect against that zone, and now onto the wall. Nicely done. Really steady and consistent, keeping it together. Kārlis Ander Jonsson with a really solid second qualifying run. And it's 89 points for Kārlis Ander Jonsson, up to 5th place. Teile, meie oleme tiftisõitjad.
Ühesõnaga, millal me viimati rääkisime, oli millalgi ammu. Vahepeal oli meil trenn veel teist korda, see oli sihuke väikese vihmasabinaga kuiva, natukene vihma läks järjest libedamaks. Oli sihuke meh. Ja siis nüüd meil olid kvalifikatsioonid, mis olid juba täitsa sellises vihmasajus. Lausmärg. Lausmärg. Ja tegelikult läks hästi. Raske on rõõmu nagu kinni hoida. Ma arvan, et esimest korda nagu väga korralikud mõlemad kvalifikatsiooniringid. Ja, mõlemad olid nagu tegelikult titi-mitit. Esimeses saime 77 punkti ja teises saime 89 punkti. Ehk siis... Lihtsalt 39 joonepunkti 40-st. 39 joonepunkti 40-st, nii et joon oli sisuliselt ideaalne. Ja nii ongi. See tähendas ka seda, et me saime 5. koha kvalifikatsioonist ja me oleme otse top 16, ehk siis 32 on meil by run. By run, jah. Nii et homme läheb meil pikemalt. Jälle. Peame ootama ka pro mingisugused asjad vahepeal ära ja siis saame sõita. Me veel vastast ei tea, vaatame, mis tuleb 32. Aga... Jaa, meil hakkab päev ju kell 9 ja lõpeb 7:30 koos karikaga. Jah, koos karikaga. Disclaimer. Eelmine aasta oli, kui Sander ka meil siin neid asju filmis, talle meeldis hästi palju manifesteerida. Talle meeldis manifesteerida. Nii et manifesteerime endale ühe karika. Jaa, tuju on hea ju, auto sõidab hästi ja auto on... Need vihmasõidud, sa ei ole kunagi nii korralikku vihmasõitu teinud. Seda ma teen väikese tähelepaneku, suur aitäh tervele sellele seltskonnale, kes siin taga seisab, sest see auto sõidabki nagu, see sõidab rööbaste peal. See on nagu väga hea ja see teeb asju ülikõva. Nii et me käime nüüd mingil öisel koosolekul veel ära, kuulame, mis homme tegema peab, et sõitki samamoodi ka 2 on ju. Eks me kuulame siis seda juttu ja siis lähme hotelli, ostame McDonald'sit. Ei, not sponsored. Ja davai, ühesõnaga, homme näeme. Tšau. Tere hommikust või mis iganes aeg meil on juba. Meil on käes teine võistluspäev. Ühesõnaga, hommikul olid meil soojendustrennid, siis oli mul top 32 by run. Nende jooksul juhtus asju. Trennis
otsustas, meil on autol tühikäiguga mingisugune probleem olnud. Ehk siis Drossel, nii kui gaasilt maha tuled, siis Drossel ei taha jääda natukene lahti, vaid ta tahab minna täitsa kinni ja ei avane õigel hetkel. Ja ma jälitasin Paavlit ja juhtus siuke vigurvent, et esimeses kurvis minu auto siis Chase'i positsioonis suri välja. Ma sõitsin tal tagastange õnneks ainult ära, mitte et ma ei tulnud kuskil täitsa uksest tuppa talle, aga siis ise jahvatasin sinna seina poole. Sellest on ka mingisugused videoklipid olemas. Et see oli natukene nagu ebameeldiv. Aga siis Kaspar siin logis ja möllas ja tegi ja sättis ja kalibreeris ja askeldas ja Byronis me siis katsetasime ja tundus, et töötab. Ühesõnaga nüüd see võiks olla korras. Järgmisena on meil siin tükk passimist jälle. Prood teevad oma trennid ära, teevad mingeid muid asju ja siis on meil paraad. Seda näitame ka teile. Milline näeb välja üks Riia paraad sõitja vaatevinklist. Ja siis läheb pärast kell 2 edasi meil top 16. Läheme kokku Markus Lätiga. Ja vaatame siis. May the best man win. On ju. Markus Laat gets the win, advances to top 8. Nii, top 16 on tehtud siis Läti vastu ja kaotusime. Nii lihtne ongi. Chase'is jäin algusel korraks natukene maha. Ma ei oodanud, et ta nii kiire on. Ma arvasin, et ta siseneb natukene aeglasemalt, aga nüüd sisenes päris kiiresti ja siis jäi kerge vahe sisse. See oli nagu ainuke miinus, mis ma seal tean. Aga noh, kuidagi moodi me kaotasime. Aga nii on. Nagu eelmine kord alati peab keegi võitma, keegi kaotama ja lihtsalt jube nõme on olla see, kes kaotab. Ja täna on nagu ekstra nõme. Et jah, ma ei teagi. Nüüd ma ei tea, mis saab. Selles mõttes, et tõenäoliselt järgmine kord on siis oleme Laitses kohal ja ma ei teagi. Praegu ei ole lihtsalt täna enam tuju selle hobi peale mõelda paar päeva.
ja siis nii ongi. Vot, kindlasti tuleb mingid ägedaid kaadreid siit. Karol paneb vahva video kokku. Nii et teie vaadake, olge rõõmsad. Mina lähen ja puhkan natukene sellest maailmast ja teen midagi muud mõnda aega. Vot, näeme siis järgmisel korral. Ciao!